välistad see A, kes ettepaneku tegi, et tema puhul on tegemist kartellikokkuleppe sõlmimise katsega, mis on... No katsega jah, aga ütleme, et ta isegi ei saanud aru, ütleme, ei ole seal suured asjad. Nii, nüüd lähme edasi, ütleme niimoodi, et B nagu, üks mitte teeme siis, jah. No mingi järgmine B sai B kuskilt teada, et see on kartellikokkuleppe ilmselt siis. Ja kulus nüüd siis seda leedusprogrammi kasutada. No pikiti ta täis igasuguseid mikrofone, nagu ütleme see Ukraina saala, kui on neid ühislauku ja saabus ta siis uuesti läbi rääkima juba uhinale sõlmida. Vahepeal A oli käinud ka õhtul, kuidas õlekas saanud kõrvallauda oma tutta või listi, kes ütles talle ka, et kuule, tõliselt teed, et see on kartelli kokkulepe. A võttis kuklast kinni, järgmine läks läbirääkimistele, ütles B-le, et kuule, ma ei tea, mis jama ma sulle ei ajasin. Aga ma sain teada, et see oli selline kartell, et lõpetada selle jama küll ära nagu laia. Et mis siis nüüd on, mis nüüd õiguskaitsorganid teevad? Kõik on nagu kirjad ja... Mõnda juriidiliselt ma võin rahustada, et see on väga juriidiline vastus, aga mõtlen, et siin ei vastata kumbi, et ma arvan, et siin tegemist on teiselt poolt on vähemalt tegemist katsest loobumisega, kuna see ei jõudnud reaalse kokkuleppeni tegema. Et siin ei vastuta kumbki. Jah. Aga kus saab nüüd välistada, et B sai, A sai teada, et tegelikult B läks sinna, et ta nüüd nagu mängib ainult seda varianti. Ega, ütleme, siin tuleb nagu eristada sellist teoreetilist varianti, need on praktilist nagu elu, et kui me vaatame sellist nagu kogemust, siis on ikkagi vaja suhteliselt täpselt informatsiooni, mis täpselt siis seal toimub ja seda nagu kontrollitakse. Et kellel on tõesti huvi selle sama Eesti Raudtee Spacecomi osas kõik need samad väited toodi välja, et küll oli väide seal see, et küll Eesti Raudtee provotseeris liigselt nende pakkumiste tegemist, teiseks see, et neid ei mõeldud üldsegi tõsiselt seal Spacecomi pool, pigem oli tegemist sellise turukompamisega, kuni lõpuks seal selleni välja, et ütleme, kõigi nende mikrofonide külge riputamine oli täiesti ebaseaduslik sellises faasis veel. Kõiki neid väiteid kohus põhjalikult kontrollis. Meil on olemas juba ka välja kujunenud kriteeriumid kohtupraktikas, et kust läheb see provokatsiooni piir, et kuhu maani siis ütleme see Matja võib kaasa mängida ja kust maalt öeldakse, et ei, et siin võttis tema juhtrollid üle ja edasi, isegi kui teine polnud kaasa tuli, siis me ei saa seda talle ette heita. Ja see, kuidas ütleme seda kokkuleppe tegelik olemus siis tuvastab, ühest küljest loomulikult ei ole vaja mingit kirjalikult sõlmitud kokkulepet, teisest küljest peab olema ikkagi selline väga selge konsensuslik nägemus, kuidas edasi siis selle konkurentsi kahjustatud kokkuleppe osas siis tegutsetakse. Kui me toome selle videofilmide näite, et see lepi on sõlmitud siis, kui tõesti tehti otsus, mina olen Eestis, sina oled Leedus. Ei olnud vaja mingit täpsustavaid kokkulepet selles, et mina kindlasti sulen selle tütarettevõtte siin ja sina seal ja milliseid filmikompaniisid, kes kus nagu siis müüb neid filme. Toetame otsa ühe täpsustava küsimuse. Selleks selle sama filmiasjade otsa, et kartell sai tekkida, kuna oli üks Ameerika suur tootja, oli üks ettevõtte Leedus, üks ettevõtte Eestis ja sõlmis. Ja idee oli siis see, et sõlmise tulemusel ilmselt oleks saanud tarbija kahju. Aga nüüd oleks teine olukord olnud, et see sama suur tootja või mis iganes oleks loonud siia oma tütarettevõtte, Leedus oma tütarettevõtte, ma ei tea, osakonnal välja kui vaja. Ja öeldud, et teie ütles siin, teie ütles seal, sinu hind on selline, sinu hind on selline. Siin ei mingit vahet. Tarbijale, siin ei ole kartellile. Kas kartell on emaettevõtte ja tütarettevõtte vahel, kas kartell saab lõpuks olla ettevõtte osakonnal? Ei põhimõtteliselt üldiselt Kus on kartell, et nad olid eraldi viised ettevõtte? Ja siin tuleb arvestada seda, et me täna räägime ainult kartelli kokkulepetest, mis on pigem tõesti sellise pariteetsel alusel turul tegutsevad ettevõtted, kes siis tegutsevad mingil põhjusel ühes sektoris.
et kui me räägime seal ema-tütarettevõtete vahelisest suhetest või sellistest turgu valitsevatest seisunditest, siis on tegelikult võimalik mingite muude kuritegudega ja ütleme, turgu valitsev ettevõtte seisundi kahjustamisega, nagu toodi nii-öelda neid veeettevõtte näiteid siis tegelikult. Et seal on ka teatud regulatsioonid ja vastutus olemas, aga see ei ole vist tänase seminarini teema. Meil on siin kausade vahel üks arutelu case Justiitsministeeriumi kolleegide poolt kirjama. Et Martin, ma loodan, sa aitad mind, sest mina ei ole spetsialist, aga ma loen selle ette ja siis vaatame tegelased kordamööda läbi. Et püüdke endale neid siis ette kujutada, ma tean, püüdkest normi aabitust, et kuskil mujal, et aitab visualiseerida ülesanne. Et rebane siis teeb koprale, hundile ja karule ettepaneku sõlmida kartelli, et hoida pohklade hind kõrge. Esialgu on kõik nõus, et siis ettepanek, 4 partnerit, kõik on nõus. Saades teada veebusprogrammist hakkavad kartelli osalised kartma, et keegi võib nende plaanid välja rääkida ja neile saab osaks kõrgem rahaline karistus, mis on siis kuni 10% eelmise aasta keskest käibest. Hunt niisiis läheb esimesena Konkurentsiametisse ja räägib ära, mis ta kartelli kohta teab. Alustatakse menetlust. Hunt räägib vastu karule oma leebuse kohaldamise taotlemise loo ära. Aga samal ajal lähevad rebane ja kobras leebust taotlema. Rebane, kes jõuab esimesena, mõistagi ei avalda, et tema oli initsiaator. Kobras on teine, kuid tal pole midagi eriti tõendina esitada. Küsimus on siis selles, et kellele neist saab leebust kohaldada. Kuidas me näeme?